Olev Kink, sa tegid täna seda, mida tegelikult ajakirjanikud nagu väga harva teevad, enamasti jäädakse vaatlejateks ja siis öeldakse, see peab olema mingi väga suur tõuge, et sa ütlesid täna selgelt välja, keda sina pead Paide teatri huku põhjusteks isiklikult. Jah, tõepoolest Maalehe ajakirjanik Rein Sikk helistas mulle paar päeva tagasi ja küsis, et kas ma tean nimesid, kes on Paide teatri mõrvamise taga. Ja ma siis ütlesingi talle oma arvamuse välja või mida ma olen kuulnud sellest, et üks koondamiste ja kärpimiste arhitekte kahtematult on meie kunagine viimane maavanem Alo Aasma. Kindlasti on see meie volikogu esimees Tarmo Alt ja ka meie abilinnapea, vabandust, nüüd ma olen nime unustanud, abilinnapea ja neid nimesid on kindlasti veel, kes võiksid natukene ennast süüdi tunda selles, et meil seda Paide teatrit enam ei ole. Et küsimus ei ole ju üldse selles mõnekümnes tuhandes euros, mis nüüd kokku hoitakse. Selle kokkuhoiu tulemusel Paide linn ju kohutavalt kaotab maines. Sisuliselt need inimesed, kes Paide teatrilt raha ära võtsid, on jalast maha müünud või parseldanud oma viimased saapad ja seisavad nüüd pallijalu lumes, aga nad ei tunnista seda endale, et midagi sellist on juhtunud. Et see ongi kõige kurvem, et nad ei tunnista seda, mida nad on teinud ja mul ei ole väga suurt usku, et Paide teater endisel kujul nüüd uuest aastast jätkub. Endisel kujul ta muidugi ei saagi jätkuda, aga kuivõrd inimesed niimoodi üle Eesti siia nüüd kohale sõidavad teatrisse, mul ei ole seda usku. Elame näeme. Ma küsid nii palju üle, et sa ütlesid 3 inimest ja 3 nime. Reeglina praegust demokraatlikus süsteemis 3 inimest ei saa teha otsuseid. Jah, loomulikult, aga kõigil nendel inimestel oli võimalus midagi teha selleks, et Paide teater ei lõpetaks. Nad ei üritanudki kõige vähematki päästa. Ma helistasin samal päeval, kui ma sain teada Jan Teiveti käest, et Paide teater läheb laiali meie volikogu esimehele Tarmo Aldile. Ja ütlesin, et äkki on võimalik midagigi veel teha. Ja teate, mida siis Tarmo Alt vastas? Tema on karate-ringi juhendaja ja Paide teater on täpselt samasugune ring muusika- ja teatrimajas, nagu on karate-ring, kui kärpida siis kõigilt võrdselt. Ja mina selle peale siis küsisin Tarmo, et kas sa saad aru, et üks asi on karate-ring, mis võib täna tegutseda ja homme lõpetada ja mitte midagi hullu sellest ei juhtu. Aga kui Paide teater lõpetab, siis see on väga suur auk meie kultuuris ja võib-olla aastakümneteks. Ja mulle tundub, et ta ei saanud minust aru.